Viimane buss. Kertu oli just lahkunud hilisõhtuselt töölt, kui astus peaaegu tühja bussijaama. Taevas oli pilves ja sügisene niiske õhk lõhnas niiskuse ja asfaldi järele. Buss sõitis hilja, valgustades aknaid kollaka valgusega. Ta astus bussi ja leidis oma tavapärase koha. Ainult üksik reisija istus akna all, vanem mees ajalehte lugemas. Kui buss hakkas sõitma, märkas Kertu, et veel keegi istus tema taga, sügaval varjus. Algul mõtles ta, et eksib, busse oli tühje kohti piisavalt. Aga siis ta tundis pilku oma seljal. See ei olnud juhuslik ega sõbralik. Sammud tema taga olid vaiksed, kuid kindlad, nagu keegi mõõdaks iga tema liigutust. Kertu püüdis sügavalt sisse hingata, kuid rindkere vajus raskeks. Kertu väljus järgmise peatuse juures, lootuses, et teised bussireisijad hajuvad. Ta kiirendas tühjale tänavale. Sammud tema taga kõlasid ühtlaselt, aga ta ei julgenud pöörata. Telefon, ainus side maailmaga, näitas tühja akut. Kertu nägi üle õla, keegi ei olnud seal. Ta püüdis end rahustada, lihtsalt paranoia väsimus, aga siis vilksatas valgustükike kaugemal ja siluett oli tagasi, jälgides iga tema sammu. Bussi ootamatus kauguses, võõras ei teinud midagi, lihtsalt liikus tema järgi, täpselt sammu kaugusel. Iga tema hingetõmme muutus raskemaks, iga mõte segasemaks. Kertu otsustas siseneda 24-tunnisesse poodi. Lootus valgusele ja inimeste hulka. Müüja silmad olid väsinud, pilk hajevil. Kertu jutustas olukorrast, müüja naeratas, sa oled lihtsalt väsinud, sõbrake. Väljudes poe uksest oli see taas seal. Sama kaugus, sama pilk. Ta ei saanud aru, kas see on juhus või tahtlik mäng. Ta kiirendas veelgi, sõrmed värisesid ja süda oli nagu trummilöök. Iga valguspost, iga parkla oli korraks ohutu, aga kohe tekkis uus ähvardus, samad sammud, mis lähenesid ja kaugenesid, nagu keegi mängiks temaga salakavalat mängu. Kertu jõudis lõpuks oma kortermaja ette. Kaardiga uks ei avanud. Pea hakkas ringi käima, mõtted lagunesid, kas ma näen neid silmi kogu aeg? Kas ma kujutan seda ette? Kas keegi jälgib mind reaalselt või on see minu mõistus? Trepikojas oli pimedus sügav ja rahutus tekitav. Sammud tema taga kõlasid, aga aeglaselt ja ootamatult, vahel kaugel, vahel liiga lähedal. Ta puges nurka, hingates rasket ja valju, kuulates iga heli, iga sosinat enda peas. Aeg venis, iga sekund tundus igaviku pikkune. Mõtted muutusid segaseks, äkki ta oli jälginud kedagi varem. Äkki keegi tema ümber oli varem ohver. Ta ei suutnud enam eristada, mis oli reaalne ja mis hallutsinatsioon. Kertu kiirustas viimase trepiastme poole, kui võõras ilmus otse tema ette. Silmad olid tühjad, käed liikusid aeglaselt, vaikuses helises ainult tema hingamine ja südamelöögid. Võõras ei rääkinud, ei liigutanud midagi selgelt ähvardavat, aga iga liigutus oli teadlik ja hirmutav. Ta nägi midagi läikivat võõra käes, võib-olla nuga, võib-olla metallist ese, kuigi Kertu ei suutnud seda selgelt eristada. Ta puges nurka, hingates nagu elu pärast võitlust. Aeg näis peatumist, iga hingetõmme muutus üha raskemaks. Pöördepunkt ja närvesööv järelmaik. Kertu jõudis lõpuks korterisse, sulges uksed ja langes põrandale, hingeldades. Ta mõtles, et on ohutu, siis ta märkas aknast, peegeldus sees, võõras seisis juba tema toas, ilma heli tegemata, nagu peegel, kuid eriline ja õudne, täiesti elav, täiesti kohal. Viimase hetke jooksul tundis Kertu, et kõik kaob, seinad, helid, aeg. Kõik sulas kokku üheks tühjuseks. Ta kuulis vaid sosinat, see oli tema enda hääl, aga võõra toonis. Sa oled alati olnud siin ja nüüd oled kaotanud kõik, mida arvasid kontrollivat. Ekraan või salvestus jääb mustaks. Ainult Kertu südamelöögid kõlavad hetke, siis kaovad.